Ja noh, sellele küsimusele jällegi läheks vastamiseks väga kaua aega, et see sissejuhatus oli muljetavaldav, aga et kui nüüd proovida see, millest see kontekst loodi teie poolt ja see küsimus, et noh jah, lähenemisi on mitmesuguseid. Mina isiklikult arvan, et nüüd me jõuame selle niinimetatud sotsiaalse vaenu või vihakõne teemani, et võib-olla eelnevas positsioonis ma ei saanud nagu oma isiklikku arvamust väga selgelt nagu väljendada, et mitte nii-öelda sekkuda õigusloome protsessi või nii. Aga isiklikult ma leian jah, et me kipume selles vallas üle reguleerima. Ma arvan, et see piir viha õhutamisel peaks minema kuskilt sealt, kus keegi selgelt tahtlikult õhutab näiteks rahvuse, rassi, soo, sättumuse suhtes vägivalla kasutamist, et õigustab, et et tapke neegreid, tapke homosid, ma ei tea veel midagi, eks on ju, või ma ei tea, küüditamine oli hea asi või et juutide holokaust oli lahe, eks on ju. Võt kuskilt sealt lähevad need piirid, et need, mis on ajaloos need kõige rängemad juhtumid olnud, et selle õigustamine peaks olema kindlasti keelatud. Aga ausalt öeldes, noh ütleme, kui keegi mõnitab seda hümni, see on vastik muidugi, mulle üldse see ei meeldi. Ja noh, võiks isegi öelda inimlikult, et tead, käsi läheb nagu rusikasse, et annaks nagu laksu ära, on ju. Aga noh, tuleb kultuurses ühiskonnas, tsiviliseeritud riigis nagu aru saada, et ega rumaluse ja lolluse ulatus on ikkagi suhteliselt suur ja kõike kriminaalõiguslikult reguleerida pole mõtet ja vaja. Ja siin pigem me jõuame nagu selleni, et minu meelest meie inimeste ja eestlaste eneseusaldus peaks olema nagu suurem, et vahest võiks lihtsalt kehitada õlga ja mõelda, et noh, mida kuradit, et noh, kas kõike peab kriminaalõiguslikult reguleerima, mina ei ole kindel, et selgele vägivalla õhutamisele ja tapmisele kihutamine, kõik sellised asjad peavad olema kriminaliseeritud, siin ei ole kahtlust, eks on ju. Aga selline noh, sümbolitega nagu liigne reguleeritus, minu meelest see nagu väljendab sellist eneseusu puudust. Aga samas näiteks härra Hargla, nagu ta kirjaniku nimega on, härra Sootak, eks on ju, et ma olen ka suht nagu radikaalsel seisukohal, ma arvan ka, et meil peaks seda vene keelt olema palju vähem, ja üldse mitte sellel põhjusel, et mulle vene keel ei meeldi, ma arvan, et Tolstoi või Dostojevski, kas nad meeldivad või mitte või Puškin, et see on hoopis teine küsimus ja neid keelama ei peaks. Aga vene kultuuris probleem on, et see vägivald on sellisel viisil leidnud kasutamist ja õigustamist Vene riigi juhtkonna poolt, aga see on hoopis teine teema. Aga me oleme teinud Eesti venekeelsele elanikkonnale elu nii lihtsaks, et nad ei pea eesti keelt oskama, eks on ju. Et kaubanduskeskused, pangad, igal pool riigiasutused, sa saad vene keeles oma elu niimoodi ära elada siin, et sa eesti keelt ei pea oskama ja see on viga, eks on ju. Aga see Hargla emotsioon on täiesti arusaadav, et kas ta endiselt nii arvab, ma ei tea. Aga noh, näiteks ma pean leppima sellega, et Tallinnas on Nevski katedraal, eks on ju, mis on ehitatud venestamise tippajal ja selline vene võimu sümbol. Mulle näiteks absoluutselt sibulakuplid ei meeldi, et kas nad peaks kõik maha selle pärast lammutama, et mulle ei meeldi. Noh, oleks vähe nagu radikaalne, eks on ju, et mingite asjadega tuleb ka leppida, et see on osa meie ajaloost ja Eesti on tsivilisatsiooni piiril, ma mõtlen selle õigeuskliku ja katoliikliku või protestantliku ja õigeuskliku maailma piiril, et noh, lihtsalt nii on, eks on ju. Aga ütleme, sellised eetilised ja moraalsed teemad, et ma arvan, et me oleme liiga seaduse usku, et sellega sa ei lahenda ju probleemi, sa reguleerid tagajärgi, et võib-olla peaks nagu aru andma, et aeg-ajalt peaks lihtsalt vähem emotsioone näitama, mingite asjadega peaks leppima ja unistus sellest, et kõike on võimalik seadusega reguleerida, me ju teame juristidena, et see on võimatu.